Pärmitaigna tegemisel jahu on söölutud. Nüüd on siia lisatud segistisse pärm pool pakki, 2,5 supilusikatäit suhkurt, 1 muna ja 250 ml sooja vett ja soola panen ma alati otse jahule, et ta ei segaks kerkimist. Sool on ära tehtud, kui me lisame soola siia, kus on pärm ja suhkur, siis ta ei lase pärmil kohe kiirelt protsessi käima minna, aga lisame ta jahule. Ja soola tuleb panna igasse, ka magusasse rooga. Mina eelistan kasutada meresoola või Himaalaja soola. Segistile panime korgi peale ja nüüd keerame segistit ja 8 korda loksutame alumine osa allpool, näpp peal, 4, 5, 6, 7, 8 ja laseme õhu välja. Ja nii teeme 4-5 korda, kuni pärm on lahustunud. Seda me näeme väljastpoolt. Nüüd on segatud muna, vesi ja suhkur, pärm ja hakkame taigent segama. Segamiskausis on seda väga mugav teha ja meie kaabitsaga kõigepealt teeme sellised liigutused nagu hakiks. Lisame üle jäänud vedeliku ja väikse tilga jätame alati lõppu, sest kunagi ei tea muna suurust, jahu kogust. Kõik võib olla veidi suhteline ja väga meeldib mulle siia lisada bruschetta maitseainet, et vürtsi ka oleks. Jälle liigutused kaabitsaga. Hakime läbi, et jahu ilusti seguneks, et põhjast läbi kõik saaks, ääred puhtaks. Selle kaabitsaga on selles mõttes tõesti nii hea teha. Ja meil on panemata õli. Kohe tundsin, et midagi on puudu. Õli läheb meil vaja 4-5 supilusikatäit. Ja muuseas, meie dosaatoriga on väga hea seda teha. 1 ring on 1 lusikas, teine, 3, 4 ja pool. Ja nüüd segame edasi. Nüüd, kui õli on sisse segatud, teeme ääred hästi puhtaks kaabitsaga ja hakkame tegema ringikujulisi liigutusi. Käed on puhtad, aga kaabits on meie käe pikendus, et siit tekiks mõnus pall ja taigen lööks kausi küljest lahti. Kaabitsaga on teha nii hea kõike seda, mida meie esivanemad on teinud. Käega, jahuga, kõik peab olema jahu piisavalt palju, aga kui me kasutame meie segamiskausse, siis tuleb ta selline mõnus, et ta annab niivõrd lihtsalt lahti ja me ei pea jahu liigselt panema. Teeme ta mõnusaks palliks, et saaks ta kerkima panna. Taigna tegemisel on vaja jälgida tekstuuri ja siin on juba mõnusalt näha, et kaob ära see selline krobeline olemine ja pall saab valmis. Kauss on puhas. Põhimõtteliselt tõesti võta või ära ja kauss on puhas. Ja nüüd ei ole muud, kui nii palju võime kätega teha, kui te tahate tunda taigent, et me tekitame, tõmbame siit ära need liigsed õhumullid, paneme ta palliks. Nüüd on järgmine liigutus. Alati salvrätikuga kausi äär puhtaks. See siin muuseas on 2,75 milliliitrit, see tähendab 3 liitrit kauss. Võtame kaane, klopime ära, kui me oleme teda pestnud, et siin ei oleks õhku. Ja nipp, mis laseb meie kausist taigna hästi kerkida, on see, et me paneme endast eemale ringiga kaane peale ja teeme liigutuse, et laseme õhu välja. Ja nüüd läheb ta soojaveevanni ja ootame 15-20 minutit ja taigen on valmis. Seda saab teha kus iganes. Rullimiseks kasutame rullimisalust, meie rulli ja küpsetamiseks valin ise, kuna siit tuleb magus ja soolane, kas teen kuningavormides või kasutan hoopis leivavormi, et teha mõnus jõulusai. Võtsin 4,5 liitrise taignakausi segamiskausi, kuhu siis panen selle meie kausi praegu niimoodi mõnusalt siia soojaveevanni, õhu lasen alt ära. Ja me ei pea valvama, kas on uksed lahti, aknad lahti, kas rätik saab taignaseks. Tainas on valmis, kui lööb kaane pealt ära. Ootame ära. Seni, kui meie tainas kerkib siin kausis, teeme valmis täidise ja kuna me tahame teha nii soolast kui magusat, siis on mul võetud kuumglõgi, pandud siia rosinadlikku, mulle meeldib just Vana-Tallinna alkoholivaba klubi. Nüüd
hakime ära singi, mida teil kodus on just. Ja singi hakkimiseks kasutan ma supersoonikut ja juustu riivime ära meie käsiriiviga, mis on hästi mõnus kokku pandav ja kõik koguneb siia hoidjasse. Nii. Kääridega on nii hea lõigata ükskõik kus ja peaasi nad käivad lahti, et saab kasutada ka noana köögikäärid nii taigna kui kõige muu avamiseks ja lõikamiseks. Mulle meeldib, kui juustu on hästi palju ja selles mõttes on selle juusturiiviga tõesti hästi hea, et ta tuleb selline mõnus, pehme ja pikad ribad. Vaadake, kui mõnus. Siin on väga hea muuseas ka pannileiva jaoks riivida kartulit. Siin võib riivida porgandit salati jaoks. Eile tegingi porgandi ja ananissi salatit. Ja kui me ei tea, palju meil juustu on, siis tegelikult külje peal on skaala. On ossides ja on ka milliliitrites. Me näeme ära, kui palju juustu meil retsepti vaja on. Kaane äravõtmine on hästi lihtne. Me teeme seda anuma kohal ja kõik on kohe käes. Puhas. Võime edasi toimetada, mida iganes riivida tahate. Riivi saab ka kasutada eraldi ükskõik, mis anuma peal tahate riivida, aga kogumisega on ta tõesti ja käsiriiv on ülihea toode. Juust on meil ära hakitud. Nüüd võtame singi ja singi hakkimiseks meeldib mul kasutada meie supersoonikut, mis on ka asendamatu. Küll sinkide, küll sibula, kõige muu hakkimiseks. No nii, sain ikka paki lahti. Ja muuseas siia mulle meeldib panna sinki lõigata just kääridega, et mul ei ole isegi lõikelauda eraldi vaja. Et toidukäärid on, köögikäärid on selles mõttes nii head. Ja mida teile meeldib just pitsa sisse panna, kui teil on kana, kui teil on ananassi, muuseas ananassi oli mul ka eilsest järel väga hea, värsket ananassi. Nii, ja gaas peale ja supersoonikuga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hakitud. Anuma saab väga hästi puhtaks kaabitsega, silikoonkaabitsega, sellepärast, et alati jääb siia midagi. Kujutage ette, kui siin teha nüüd pestot või kui te siin teete toorjuustukreemi või mingit lõhekreemi või Ungari pekikreemi või ükskõik see, ta on tõesti asendamatu abiline, siis on kaabits see, mis teeb hästi puhtaks ja mitte midagi ei lähe kaotsi. Nii, vaatame, kas meil piisab, segame läbi ja et paremini läbi segada tegelikult on meil vaja visplit. Nii, vispel, mis on täiesti ka asendamatu küll taignate segamisel, vahustamisel. Ja muuseas sellega meeldib mul tõsta ka isegi õlipirukaid õlist ära või hakkliha panni peal tükke välja saada. Lisame ülejäänud singi, mis oli ka väga hea siin samas ära hakkida. Kui teil on peekonid, kui teil on kana, mida te just tahate ise kringli vahel, soolase kringli vahel näha, siis on hea kõik ära kasutada. Ja et täidis oleks selline natuke ka värviline, siis lisame siia natuke suitsutatud, purustatud paprikat, mida on hästi hea kasutada maitseaine topsides, siis ta hoiab väga mõnusalt, et siin on ka sellised nagad, et ta lükkab need augud alati tühjaks ja need ei kuiva kunagi ära, ei lähe niiskus sisse. Ja et täidis nii pirukas kui kringlis seisaks koos, siis lisame natuke kas majoneesi või hapukoort, et ta süües ei hakkaks meil pudisema. Hoiaks koos. Nüüd segame veel vispliga kenasti läbi, et kõik oleks mõnusalt massi ja segunenud. Kui hea see soolane pirukas tuleb. Nii, taigen hakkab vaikselt kummi minema. Natuke keeran kaamerat. Natuke läheb veel aega. Kohe saame valmis seada taigna rullimise. Ja meie külmik on ikka huvitav asi, näete, ma leidsin sealt ka keedetud muna. Ja ühes pirukas võiks ikka munaga käia, kuigi me teeme suure piruka, riigipiruka, siis muna on kooritud ja väga lihtne on teda viilutada meie muna viilutajaga, sellepärast, et kõik viilud jäävad niimoodi mõnusalt eraldi, kui tahaks teha nüüd kiluleibu. Aga mina tahan salati sisse panna. See tähendab, et ma teen ühtepidi ja ma teen teistpidi. Panen veel korra. Siis ongi kuubikud valmis. Ja lisan selle täidisele. Vaatasin ka sügavkülmes, seal oli ka tilli, nii et kasutame kõik ära.
lisasime muna veel siia, lisasime tilli ja nüüd segame läbi majoneesiga. Kohe peaks ka taigennas valmis saama ja siis on meil täidis juba valmis. Ja üllatus, gaas lõige pealt ära. Näete, taigna kogus on kahekordistunud. Gaas on täiesti puhas. Me ei pea valvama ja kui hea on nüüd hakata rullimisaluse peal rullima. Ja kuna me oleme teinud sellise mõnusa taigna, näete, ta on täiesti kausi küljest lahti. Hopa! Kauss on puhas. Tee seda kus iganes. Selles mõttes on tõesti nii lihtne segamiskausiga valmistada. Ja see 3 liitrit on just selline paras. Nii, ja nüüd vaatame, et siit saaks ära need krobelised kohad. Ja täna teeme sellise pidusaia nimetusega meie Tšehhi jõulukook, mille nimi on Vanohka Houska. Sellega tervitan ma Wojtekit. Wojtek, hello! I do for you Christmas cake and this name is Vanohka Houska. Czech Republic Christmas. Look what I doing. Ja kuidas tainas ühtlaselt jagada. Oleneb, mida me teha tahame. Tõesti, kõik on puhas ja kuna me ei pea panema jahu, et me kasutame meie rullimisalust, millel muuseas on möödud peal, millega on nii hea ka spikrina kasutada, siis ei lähe meie tainas liiga kuivaks. Nii, ja nüüd lõikame ta esmalt pooleks. Taina kaabitsega on seda hea teha. Nüüd lõikame teist korda pooleks. Meil on vaja 9 palli. 9 palli. Nii, on 4. Ja nüüd, kuidas saada need 9? Ma arvan, et ma pean siin nüüd natuke nuputama, et me teeme siin natuke mikse, me ei tee päris pooleks, siis me saame, või teeme siis 8, aga tegelikult teeme 8. Juba meile meeldib natuke erinevusi teha. Nii, teeme 8 palli. Kui te kuulete, siis ahi juba läks sooja. Pallid on väga hea teha. Käte vahel, teate, see on nagu teraapia. Teeme pallid valmis. Kõigil vajutame kinni, et õhku sisse ei jääks, õhumullid välja. 1 pall. Ja nii kõik 8 teeme pallideks. Nii, meil on valmis 9 palli. Ja nüüd on teie valik, kas voolida selles sellised mõnusad piklikud ribad või mina tahan siia panna täidise sisse. Seega ma kasutan rulli ja mul on siin vesi sees. Nii et tark perenaine hoiab tupperware rullis hoopiski konjakit, mida läheb tihtipeale vaja. Ja pärmitaigna tegemisel on just hea see, et ta ei jää meie rulli külge. Ja kui rull on raske, siis seda parem on meil rullida. Nii. Ja siia paneme nüüd täidise, sest meil tulevad nad soolased. Paneme siia vahele täidise ja teeme sellised kinni volditud 9 patsi. Ja nii teemegi Tšehhi pärase jõulukoogi, aga oluline on jälgida, et täidis ei läheks taigna peale. Nüüd näpistame kinni. Näpistame kinni. Ja voldime ja jälle rullime. Kinni näpistamine käib nagu liimimine. Selle õpetuse on andnud meile Natalja Moorina, meie distribuutor endine. Ja nüüd rullime sellised patsikesed valmis. 9 tükki. Rullimisel kasutame sellist nippi, et me ei vajuta jõuga, vaid me vaikselt rullime tõesti, sest sellepärast ongi hea, kui rull on raske. Ja siis me ei venita ennast, vaid me surume lihtsalt õhumullid siit välja. See on hästi oluline. Näete, juba on valmis sellised mõnusad patsikesed. 6 tuleb ja kohe teen 2 tükki veel, et me saaksime teha selle vahva Tšehhi jõulusaia valmis. Nüüd on mul vastikesed valmis ja nüüd tuleb punuda. Retseptis oli küll kirjas, et punuda 9 pallist 4, 3, 2, aga mina teen 2 kihili seda ja kasutan selleks kuningavorme ja teen 3 kokku. Ja kuna siin on mõni selline hästi jämeda, mis ma tegelikult teen 1 pooleks. Olen väike kaval, kasutan materjali targalt. Ja nüüd saan teha 3 siit patsi. Kunagi olid pikad juuksed
siis sai patsi punutud. Ja see hakkab nüüd kerkima. Arvestage, et tal on nüüd täidis vahel. See tähendab, et ta tuleb mahlane ja mõnus. Paneme ühe kihi siia vormi. Nüüd teeme teise patsi valmis. Teeme teise patsi valmis. Selline vahva jõulusai on Tšehhis kombeks ja kuna pärimused on olulised igal maal, siis ja siia peale tuleb nüüd, see on nüüd laiem, kujutage ette, ja nüüd me teeme 2 kokku. See tähendab, et nüüd ma võtan siit ka natuke ära ja see on väga lihtne, me venitame teda suuremaks, et saaks, nüüd teeme 2 kokku sellise poimiku ja paneme selle nüüd siia peale ja ta kerkibki niimoodi korrustena. Nii, see tuleb nüüd 3-ga natuke teistmoodi. Ka põimime kokku ja läheb teise vormi peale. Nüüd on meie võimalus, kas me need vahvad Tšehhi jõulusaiad nimega Houska, Vanotška laseme kerkida toas või paneme eelkergitusega ahju. Mina eelistan võtta resti ja panna nad resti peale ja eelkergitusega ahju. Ja just resti peal on niivõrd hea silikonvormidega küpsetada. Ja nüüd lähevad nad ahju, küpsevad 185 kraadi juures umbes tund aega. Ja valmis nad saidki. Jõulusaiad natuke teistmoodi. Pärimustoidud ei ole ainult Eestis, vaid on ka mujal ja siin on täidisega natuke mugandatud Tšehhi jõulusaiad Vanotška ehk Houska. It's for you, Wojtek. Ilusaid jõule ja kui need vormid ja tooted sind huvitavad, kirjuta mulle Merle Vaha ja kui hea on võtta välja silikonkinnaste saagust. Super, kõike kaunist!